Cupi finaali. Meil on finaalis 2 väga vahvat võistkonda Jaatses Elumaa GTA ja ehituses Nexus. Siis meil on ka üsna vahva kohtunike paneel. Alustab vasakult poolt. Meil on Eva-Marta, kes 2014. aastal oli esimese keskkooli formaadi etapi võitleja parim algaja. Meil on Tommi, kes on Start 2021 võitja. Meil on Lauri, kes on Start 2012 viimane koht. Kes eelmine aasta oleks peaaegu saanud Keska meistrivõistluste finaali, aga ta tiimikaaslane kaotas kõnevõime. Meil on Maku, kes on Tartu Start 2015 parim kõneleja. Ning meil on Aleksander, kes on suvalise Soome turniiri 2018 Rinda-Kapi võitja ja 3. parim kõneleja. Siis tundub, et ega meil ei olegi põhjust siin kauem viivitada. Väitlejad on valmis, kohtunikud on valmis, kuulad on valmis. Seega see suurepärast finaali avama palun Jaatuse esimene kõneleja Bjarka. Austatud kohtunikud ja austatud kaasväitlejad, me saame head kunsti ainult siis, kui meil on inimesed, kes seda kogu aeg teevad. Siin kõnes ma kõigepealt raamistan seda väitlust natukene meie poolt ja siis liigun edasi meie esimese 2 argumendi juurde, milleks on esiteks kunsti suurim väärtus ühiskonnas ja teiseks kunst kui ühiskonnale vajalik töökoht. Aga kõigepealt raami juurde. Me ütleme, et probleemiks on see, et meil on praegu väga palju loovisikuid, kes tahavad ja saaksid panustada Eesti kultuuri jätkusuutlikkuse, aga ei saa seda teha. Stabiilse palga puudumine teeb kunstnikudest eemale tõukava ja väga riskantse karjäärivaliku. Me ütleme, et riik peab rahastama kunsti, sest sellel on kindlad tajutavad kasud. Esiteks probleemide kujutamist läbi selle ühiskondliku diskussiooni aine tekitamist, teiseks äratundmist ja samastumist ja kolmandaks eskapismi ja naudingut. Ning kunst on alati sõltuv tootjast, seega me peaksime neid rahastama. Meie plaan on 5 korda status quo, ehk 5 korda rohkem inimesi aastas saavad 1600 eurot brutopalka, ehk Eestis oleks kokku 75 kunstnikku korraga. Mis kriteeriumite põhjal me palka anname? Esiteks me ütleme, et see kunstnik peab olema motiveeritud tegutsema. Teiseks ta peab olema loominguliselt võimeline tegema suuri ja olulisi asju ning kunstiliselt osav. Ja kolmandaks ta peab olema kogenud kunstivaldkonnas. Pange tähele, kuidas kunstnikud saavad jätkuvalt projekte taotleda kui vaja, kuid suure osa nende vajadustest katab palk ja teised rahastajad, näiteks tasu galeriidelt pluss ostjad. Aga meie esimese argumendi juurde me ütleme, et kunsti väärtus inimesele seisneb suuresti samastutava kogemuse loomises. Selleks on vaja, et kunstnikel oleks võimalus luua oskuslikult teoseid teemadeid, mis on sellel hetkel ühiskonnas aktuaalsed. Status quo's on Eesti kunstnikud väljendanud kõige häälekamalt peamiselt ühte probleemi, mis otseselt seda võimalust ära võtab. Kunstniku palga puudumine. Mis on selle mõjud? Esiteks, meil on väga palju inimesi, kellel on tegelikult anded ja soovi tihti ka oskused luua head Eesti kunsti, aga nad ei vali seda teed kunagi, sest elada terve elu nii, et sa viraled vabakutselisus ei ole kellelegi ahvatlev ja kunstnikuks ei hakata. Teiseks, ka need inimesed, kes pühendavad ennast kunstile, ei saa luua vastavalt oma inspireeritusele või ühiskondlikele sündmustele, sest kuidagi pead sa kogu aeg elust püsima, seega sa pead lähtuma sellest, mis sulle tollel hetkel kõige rohkem raha sisse toob, mis tähendab, et sa ei saa lihtsalt täie pühendumusega luua seda, mis sind inspireerib. Kolmandaks, me ütleme, et kunsti kvaliteeti tagab paar aspekti. Inspiratsioon, oskused ja loomevabadus. Palgal olles on kunstnikul esiteks piisavalt aeg, et enda stiili veel rohkem välja arendada ning selle käigus midagi uut ja põnevat luua samaaegselt enda oskusi parandades ja teiseks eksperimenteerida ka sisu ja vormiga nii, et ei pea alluma kindlatele rahastaja nõuetele.
mis tähendab, et see toetab innovaatilisust ja võimalikult kvaliteetse kunsti loomist, mida eitusel mitte kunagi ei ole kiiresti. Eksperimenteerimine tähendab väga palju teoste. Tegemine, äraviskmine, uuesti proovimine. Sellel hetkel kunstniku raha ei ole kasutatud õigesti ära, sest töömaht on ülimalt väike eksperimenteerimise ajal, väga palju raha raisatakse. Me ütleme, et töömaht on ikkagi päris suur, sellepärast, et ta saab stabiilselt kogu aeg luua. Kui me võrdleme seda projektirahastusega, siis projektirahastusel on see, et ta teeb selle ühe projekti ära ja see ongi kõik. Ja projektirahastus võib samuti olla väga pikaajaline, mis tähendab, et see töömaht ühe projektiga töötades võib olla ka äratasuv siis. Me ütleme, et võrdlus siinkohal meie maailmaga on see, et Eestil on stabiilselt 75 head kunstnikku, kellel on täielik võimalus pühenduda, mis tähendab, et me otseselt anname kõige parema võimaluse Eesti kunsti loomiseks inimestele, kes seda kõige paremini oskavad, mis tähendab, et me saame paremini kõik need asjad, mida kunst ühiskonnale saab pakkuda, sest professionaalid päriselt saavad sellele pühenduda, ehk meie maailmas esiteks saavad aktuaalsed probleemid kunstis alati rohkem kajastust, sest need on väga inspireerivad ja alati on kunstnikke, kes ei pea parasjagu endal muud moodi hinge sees hoidma ja saavad kohe selle inspiratsiooni pealt luua. Need probleemid on kõik võimalikud kriisid ja muud ühiskondlikult keerulisemad olukorrad, millega kunst saaks tohutult aidata, sest see pakub emotsionaalset kasu ja ühiskondliku diskussiooni ajendit. Siin kaks me esiteks see leevendab mõjusid, mida need probleemid tekitavad, sest kunst pakub emotsionaalseid kasusid ja probleemide kajastuse nägemine paneb inimesed tundma, et nad ei ole sellega üksi ja sellega tegeletakse ja teiseks ühiskondlik diskussioon nende probleemide kohta on kõrgemal tasemel, mis tähendab, et need lahendused on lihtsamad tulema. Teiseks, me ütleme, et meil on alati ühiskonnas uut ja põnevat kunsti, sest kogu aeg on kunstnikud, kes on võimelised oma häid ideid ellu viima ja saavad sellele pühenduda, mis tähendab, et inimesed saavad häid kunstilisi kogemusi rohkem versus eitusemel, kus selleks ajaks, kui see kunstnik saab oma töö ja muu igapäevaelu kõrvalt võtta ajad pühenduda loomisele, ei ole loodav enam lihtsalt aktuaalne, see on alati madalama kvaliteediga, sest aega endal oskuseid lihvida, oma stiili arendada ja võimalus ennast vabalt väljendada on alati rohkem meie maailmas. Teine argument, miks on kunstnik olemine töö? Esiteks me ütleme, et see nõuab indiviidilt aega ja energiat nagu iga teine töö, aga teiseks me ütleme, et see pakub ühiskonnale olulist lisandväärtust. Miks riik peab seda palka maksma? Esiteks me näeme, et ühiskond ja seda organiseerivad institutsioonid on üles seatud nii, et kehtib eeldus, et kõik, kes on selleks võimelised, teenivad palka. Muidu ei saa lihtsalt eluks vajalikku toitu või toasooja või omada ravikindlustust. Kunstnikud tegutsevad sellisel turul, kus keegi neile palka nõus maksma ei ole. Võidakse maksta ühe teose eest, aga see ei lähe kokku sellega, kuidas ühiskond funktsioneerib, sest see ei taga stabiilsust ega võimalikust saada ravi ega pensionit. Kuna kunstnik olemine on ka töö, mida riik tunnistab ja riik tahab, et oleks olemas, peaks riik tagama sellest ka tasu, mis tagab, et kõik, mida Eesti riigis elamiseks vaja on. Teiseks on mõned tööd, kus ainult riik saab palka maksta, sest need tööd toodavad mingisugust ühiskondlikku väärtust, nagu näiteks tuletõrjud või politseinikud. Kapitalistlik ühiskond ei lahenda alati probleeme õigesti, mistõttu peab riik vahele astuma. Ainult riik saab neile siin palka maksta, sest nad ei tooda kasu mingile ettevõttele, vaid lihtsalt otse riigile ja ühiskonnale, mis tähendab, et neil ei ole alternatiivset tööandjat, sest ükski ettevõte nende pealt kasumit ei teine. Sama kehtib kunstnike kohta, milline on see kasusi. Esiteks meil on kasu tarbijale läbi selle kogemuse kunsti tarbimisel ja teiseks kasu ühiskonnale ja riigile üldiselt. Ning sellepärast ei pea olema tarbija see, kes maksab selle eest. Me ütleme, et see on sarnane vaktsineerimisega, kus on hea, et inimene ise ei haigestu, kuid riik pakub teenust enda kulul. Veel tähtsam on see, et ta teisi ka ei nakataks, et pandeemiat ei tekiks. Inimene, kes kunsti näeb, saab hetkelise kogemuse, aga ta näeb laiemalt teist perspektiivi, mis toob ühiskonnas rohkem arutelu, mis tähendab, et riik saab sellest otsest kasu. Bottom line, riigina me tahame, et meil oleks politseinikud ja tuletõrjujad ja kunstnikud, kes toovad kasu kogu ühiskonnale. Kõikide nendel põhjustel jaotus.
paneel. Kunstniku palk keskendub üksikute kunstnike toetamisele, kuid ei lahenda kunsti kättesaadavuse, kaasatuse ega pikaajalise mõju probleeme. Oma kõnes raam ja 2 argumenti. Kõigepealt 4 punkti raami. Esiteks, kaotame täielikult ära kunstniku palga. Suuname selle raha lihtsalt projekti rahastusse. Teiseks, raha suunatakse sinna, kus seda on praegu kõige vähem. Töötoad, näitused ja festivalid toimuvad niikuinii Tallinnas, aga ka näiteks Räigus on 100 elanikku ja nad võiksid ka saada kunstile ligipääsu. Sellepärast ongi jaotatud raha regionaalselt diferentseeritud. Eesmärk on luua laiemat ligipääsu kunstile ning pakkuda osalusvõimet eriti piirkondades, kus on muidu piiratud ligipääs. Kolmandaks, tekitame välja rullitava sotsiaalmaksu projektipõhistele kunstitöödele. See tähendab, et jagame kunstis loodud tulu võrdselt aastakuude peale ära, et ühekordne sissetulek kunsti müümisest või projektidest kataks võimalikult mitme kuu sotsiaalmaksu koormuse. Austraalias juba selline süsteem näiteks töötab, on ju. Ja neljandaks, millised on projektid? Me näeme, et enamjaolt jagunevad need 2. Esiteks, kunstinäitused, festivalid, kus me koondame kokku teoseid, et inimesed saaksid neid nautida ja nendega tutvuda ja kunstnikele platvormi anda. Ja teiseks, hariduslikud. Me teeme üle Eesti töötoad, õpetustunnid ja muu selline, kus kunstiloome jõuab ka võhikute kätesse üle Eesti. Ja nüüd ümberlükked. Mida meile räägiti? Kõigepealt meile räägiti, et inimesed ei taha kunsti teha, kui see on ebastabiilne. Esiteks, me näeme, et te tegelikult ei lahenda seda probleemi mitte kuidagi. Teie maailmas hakkavad seda kunstniku palka saama lihtsalt privilegeeritud individid, kes tegelikult seda kunstniku palka ei vaja. Ja kolmandas argumendis räägime, miks meie maailmas tegelikult tänu nendele projekti rahastustele hakkavad need, kes ei ole nii privilegeeritud, seda paremini toetust saama. Aga seni esimeses argumendis lükkan selle argumendi täielikult ümber. Ja siis te räägite meile, et inimesed ei saa teha seda, mida nad tahavad, sest et on vaja turunõudluse järgi oma projekti teha. Me näeme, et nad tegelikult saavad seda teha lihtsalt enda raha eest. Me arvame, et riigi raha peaks kulutama niimoodi, mida maksumaksjad maksavad, selle järgi, kust maksumaksjad saavad kõige rohkem kasu, selle järgi, kust mida maksumaksjad kõige rohkem tahavad, ja see on see, mida saab projektidega teha unikaalselt, mitte kunstniku palgaga. Lisaks me näeme, et nende tahtmine on oluline. Kolmandaks te räägite lisaks me näeme, et see lihtsalt ei ole tõsi, sa saad projektidega ka teha enda tahet suurel määral. Ja teie printsiip, me näeme, et meie lihtsalt täidame teie printsiipi tegelikult paremini, et riik peaks toetama loometööd. Esiteks, mõlemas maailmas toetatakse seda loometööd, aga me võidame teid skaalal. Teie toetate 75 kunstnikut, meie toetame palju suuremat hulka kunstnikuid projektidega, 5000 projekti aastas, me täidame teie enda printsiipi paremini. Aga nüüd argumendid. Meie esimene argument. Kunstniku palk tekitab ebaausa ja katkise süsteemi. Esiteks, selle esimene osa, kunstniku palga kättesaadavust kunstnikele. Kunstniku palk ei ole loodud võrdselt. Väga spetsiifiline osa ühiskonnast hakkab seda saama, just see osa, kes seda tegelikult ei vaja. Miks? Me näeme, et kunstniku palk koondub alati suurlinnadesse, sest seal olevatel kunstnikel on eelised. Esiteks, paljud tutvused ja networking võimalused on just suurlinnades. Need samad komitee liikmed, kes valivad, kes kunstniku palka saavad, töötavad suurlinnades. Just nendes asutustes, kus need inimesed ise on, nagu EKA, kunstikoolid ja Balti Chill. Teiseks, suurlinnades on rohkem tööd. Kunstnikel on kergem end teha tuntuks ja luua portfoolioid, sest neil on kergem selle kõige kõrvalt saada kunstivaldkonnas tööd. Võimalusi lihtsalt eksisteerib rohkem. Me ütleme, et need on inimesed, kellel ei ole praegu sotsiaalkindlustusega probleeme, sest nemad on just kõige edukamad kunstnikud ja saavad seda mujalt. Nad ei lahenda enda probleemi püstitust. Kolmandaks, suurlinnades on ka rohkem arenguvõimalusi. Galeriid, muuseumid ja õppimisvõimalused, ehk neil on suurem võimalus oma annet realiseerida. 2 kohutavat näidet. Me näeme, et praegu asub rohkem kui pool Eesti huvikoolides Harjumaal ja samuti asuvad Eesti 170 muuseumist 54 Harjumaal, samas kui Põlvas ja Valgas on kokku kõigest 6. Neljandaks, me näeme, et see komitee hakkabki valima lihtsalt enda tuttavaid inimesi, kellega nad on kokku puutunud, kes on samuti need eliitkunstnikud nagu nemad, sest nad tunnevad, et see on lihtsalt nendele kõige turvalisem valik. Järeldus on see, et kunstniku palk koguneb ülimalt spetsiifilise inimgrupi kätte, kes ei vaja seda enamasti ja B takistavad paljudel kunstniku palgale juurdepääsu. Ja seda kõike eriti kontekstis, kus kunstniku palga saajal on ka juba rohkem võimalusi. Nagu esiteks rohkem aega tegeleda portfoolio ja taotlustega, teiseks lihtsalt kõrgem tuntus ja kolmandaks rahastusvõimalused, et stabiilselt toetada nagu muud stipendiumid, hanked ja investorid. Ja see mõju on kahetine. Esiteks, paljud kunstnikud, mis esindavad väiksemaid kogukondi või pärinevad väljaspool Tallinnat ja Tartut, jäävad toetuseta, mis ohustab nende piirkondade kultuurilise identiteedi säilimist ja päris arengut. Ja teiseks, paljud andekad ja võimekad kunstnikud ei saa eales kunsti luua. Selle asemel saavad palka need, kes seda päriselt ei vaja, on ju. Ja sellel argumendil nüüd on ka teine pool, kus me ütleme, et see süsteem teeb ka kunsti paljudele tavainimestele kätte saamatuks.
kunst jõuab inimesteni läbi projektide, on ju, meie maailmas, nagu need töötoad, õpperingid ja näitused. Jaotuse maailmas jõuab see tavainimesteni harvematel juhtudel, sest väikekohtade projektid on esimesed, mis kaotavad rahastuse kunstniku palga jaoks. Sest riik tahab maksimeerida raha väärtust ning olukorras, kus 20 inimest Karulas näevad seda versus 100 inimest Tartus saavad sama elamuse, siis valitakse Tartus, sest need kohad on liiga väikesed, et saada riigi tähelepanu, mis tõttu jäävad need tahaplaanile, ja teiseks PÖFF ja muud laadsed saavad alati enam kasumit. See kõik tähendab, et suur osa Eesti elanikkonnast jääb kunstist ilma jaotuse maailmas, neil veerand ja meie maailmas seda ei juhtu. Meie teine argument, miks kunsti viimine kõikidele inimestele on siis nii tohutult nii oluline. Sa ei pea olema tegelikult eliitkunstnik, et saada kasu kunsti loomisest. Kunsti loomisel ja sellega lähemalt kokkupuutumisel on suured kasud kõigile inimestele 4 viisil. Esiteks oma enda loovuse arendamine on ju, kunsti harrastamine võimaldab mõelda uutel viisidele, läheneda ka tavaelu probleemidele teisiti, selge enesepeegeldus. Teiseks aitab sul maailma paremini mõista, on ju, kolmandaks on lihtsalt lõbus ja see on lihtsalt nagu, neljandaks on lihtsalt nagu uue keele õppimine, see on universaalne väljendusviis, et ennast väljendada. Ja me näeme, et nendel põhjustel inimesed oleksid ka tohutult huvitatud nendest töötubadest, on ju. Lisaks veel see puhtalt sotsialiseerimise põhjus, et sina lähed oma sõpradega sinna. Kunst ei jõua jaotuse maailmas läbi riiklike projektide eales nendesse maakohtades, mis on koguni veerand Eesti populatsioonist. Jah, neil on põhikoolis kunstitund, aga väljaspool seda nad enam elus sellele tavaliselt aega ei pühenda, sest et see võib tunduda kui liigne rahakulu, on ju. Teiseks, sest kunstil on reaalselt geograafilised piirid, on ju, bussipiletid on kallid ja lihtsalt esmast kokkupuudet ei ole. Nendel kõikidel põhjustel me arvame, et eitus võidab selle väitluse. Kallid kuulajad, mu põhiprobleem eitusega on see, et nad lahendavad probleemi, mida ei eksisteeri. Kunst on juba praegu väga kättesaadav tarbijale. Kunst on juba praegu viidud igale poole üle Eesti. Probleem on selles, et need inimesed, kes loovad seda kunsti ja kes tahavad seda terve oma elu teha ja tahavad päriselt panustada Eesti kunsti ja kultuuri jätkusuutlikkusele, ei saa seda teha, sest puuduvad efektiivsed süsteemid. Mida ma teen siin kõnes? 3 punkti ümberlõket. Esiteks nende plaanist, teiseks sellest, kes päriselt saab seda palka ning kolmandaks tavainimesest. Siis viimaks ma esitan meie argumendid kättesaadavusest. Okei, aga räägiks siis kõigepealt nende plaanist. Mis on nende plaan? Esiteks nad tahavad tekitada mingisuguseid regionaalseid töötube. Teiseks nad tahavad kehtestada mingisuguse sotsiaalmaksu.
ma näen, et nende teine osa plaanist proovib lihtsalt tegelikult luua halvema versiooni palgast. Nad tahavad kõiki neid samu kasusid, küll aga nad ei saa neid piisavalt efektiivselt. Teiseks, ma arvan, et see esimene osa nende plaanist on täielikult mõttetu, sellepärast et see on ebaefektiivne. Sellepärast meil juba eksisteerivad need asjad. Me näeme, et juba praegu eksisteerivad ka näiteks väikestes maakohtades mingisugused muuseumid. A la Vormsil on üks rahvamuuseum, kus on väga palju töötube ja kus väga paljud inimesed käivad väga tihti. See kunst on tohutult kättesaadav, nad lahendavad probleemi, mida ei eksisteeri. Seega, see on mõttetu. Veel enam, ma arvan, et nad ei saa kahte seda plaani rannida, arvestades seda, kui vähe raha neil tegelikult on. Ma arvan, et see peab olema proportsionaalne meie plaaniga, mis oli lihtsalt 5 korda rohkem. Nad ei saa neid kasusi. Teiseks, räägiks siis sellest, kes päriselt saab palka. Ma arvan, et see tegelikult ei ole mingisugune privilegeeritud inimene eksklusiivselt Tallinnast ja Tartust. Ma arvan, et puhtalt see, kes juba need näited nendest inimestest, kes juba praegu on saanud kunstniku palka, tõestavad vastupidist. A la Tiina Sarapuu Killingi-Nõmmel, kes praegu ka enda kunstis kajastab selle regiooni muresi ja inimeste seisukohti. Või Timo Toots, kes reaalselt loob oma kunsti Otepääl ja on loonud sinna ka mingisuguse alab võimalused Otepääde inimestele luua kunsti. Me näeme, et kõik need probleemid, mida nad proovivad lahendada, tulevad kaasa koos meie plaaniga. Ja ma arvan, et see on eriti hea, kui me laiendame seda süsteemi, selleks, et veel rohkem inimesi oleks kaasatud, selleks, et veel rohkem mitmekesist kunsti oleks. Okei, aga enne tegelikult tavainimesest rääkimist ma tahaks ka rääkida sellest, miks see raha... Siinkohal? Ei, mitte praegu. Me näeme, et see põhjus, miks meil juba praegu on mitmekesine kunst selle süsteemi siseselt, on sellepärast, et sa pead olema mingi piirini eriline. Sa pead kujutama neid probleeme, sa pead kujutama kuidagi erilise stiiliga seda. Ma arvan, et see on veel rohkem, me saame veel rohkem seda mitmekesist ja head ja erinevate perspektiividega kunsti meie plaani järgi. Ja veel enam, ma arvan, et tegelikult see põhjus, miks me jätkuvalt peame seda palka pakkuma ja miks meie printsiip jätkuvalt seisab ja miks see kunstnik on jätkuvalt struggling, on sellepärast, et see on see seis, millest keskmine kunstnik elab. Isegi need inimesed, kes on tipus, peavad käima teisel tööl ja seetõttu ei saa päriselt normaalselt oma kunsti luua. Eitus ei vasta sellele argumendile. Nad ei vasta meie printsiibile sellest, kuidas tegelikult kunst on töö, millel ei ole alternatiivset rahastajat ja tööpakkujat. Ja teiseks, nad ei vasta sellele argumendile, kus me selgitame ära, et sellest, kuidas saada kõige kvaliteetsemat kunsti ja kõige nagu liigutavamat kunsti, meil on vaja seda, et inimesed saaksid sellele päriselt pühendada. Võtaks selle poi. Jah, probleem teda kunagi ümber ei lükka on see, et see komisjon valib just ka enda tuttavaid inimesi, kelle nad on varem koostööd teinud. Projektid mitigeerivad selle probleemi, et see jõuab nende eliitkunstnikeni, kuna lihtsalt projekte on tohutult palju rohkem. Isegi need eliitkunstnikud ei saa võtta üle ühe projekti korraga. Mõlemad pooled peavad välja valima mingisuguste kriteeriumite järgi kunstnikud või kohad või mingisugused indiviidid, keda nad rahastavad. Igas plaanis on mingisugune bias mängus. Vahet ei ole, kas on jaatus või eitus. Ma arvan, et see on mõttetu asi, mille üle vaielda. Ja ma arvan, et worst case, neil on isegi tutvused. See on sellepärast, et nad on suutnud ennast work upida sinna üles, sellepärast, et nad on nii edukad ja nad meeldivad päriselt rahvale. Seetõttu nad väärivad ka seda rahastust. Ma arvan, et see põhjus, miks meil on vaja neid rahastada, on sellepärast, et alternatiiv on see, et nad ei saa päriselt harjutada. Nad ei saa päriselt arendada välja mingisuguse stiili. Nad ei saa päriselt katsetada erinevate kunstistiilidega. Kunst ei arene mitte kuhugi. Eitus tegelikult ei vasta sellele tähtsale punktile. Ma arvan, et selleks, et sa saaksid päriselt midagi uut ühiskonda pakkuda ja Eesti kunstimaastikku kuhugi arendada, sul on vaja seda kindlust, et sa ei pea seda kellegi teise jaoks tegema. Et sa saad lihtsalt enda vabast ajast ja rahast seda luua. Ma arvan, et see on väga hea, et me anname neile vabaduse 3 aastat seda teha, isegi siis, kui ta vahepeal failib. Sellepärast, et vähemalt seal on ilmselt mingisugune hea tulemus. Alternatiiv on see, et me anname talle ühe võimaluse projektidega, kui ta seal kukub läbi, me ei saa seda head kunsti. Aga räägime kiirelt tavainimesest ka. Ma arvan, et tegelikult ta saab ka seda kunsti kätte mitte ainult nendest muuseumidest, vaid ta saab ka seda kodust. Sellepärast, et ta saab ise kodus ka kunsti luua. Ta saab ise kritseldada. Mida iganes kunstitunnis käia. Need võimalused on väga palju ja eitus järjekordselt tegelikult ei saavuta kunagi oma teise argumendi ja oma plaaniga seda keskmise inimese heaolu. Aga räägiks siis tähtsast asjast, ehk meie kolmandast argumendist, mis räägib kättesaadavust. Näeme, et need kunstnikud, kes tahavad karjäärina kunsti teha, usuvad, et nende tööl on mingisugune suurem eesmärk inimesteni jõuda. Sellepärast nad tunnevad, et neil on mingisugune sõnum, mida jagada, või on üldiselt midagi ühiskonnas, mis on unrepresented ja ainult läbi nende kunsti see jõuaks inimesteni. Olukorras, kus kunstniku palgata kunstnik sõltub täiesti enda tööde eksponeerimisest tulenevast rahast, on ta sunnitud nõudma rohkem nende eest, et tagada see, et see projekt ennast ka ära tasuks. Seega ei ole neil päriselt ka vabadust teha ükskõik mida nende teostega, ala neid tasuta näidata avalikus ruumis.
ma arvan, et see on eriti tähtis, kui me räägime aktuaalsest kunstist, mis peab sündima kohe ja praegu ja räägib teemadest, mis on momendis aktuaalsed, ehk siis võivad inimesi kõige rohkem mõjutada. Sul on alati vaja mingisugust ressurssi, mingisugust stabiilsust, mingisugust kindlust, et oma töid päriselt eksponeerida ja üldse luua in the first place. Ma arvan, et ainult jaotus pakub selle, sellepärast et meil on tagatud see, et kunstnikud töö kuidagi pay off. Isegi siis, kui ta näitab seda tasuta, isegi siis, kui ta ei saa sellest mingisugust raha tagasi, siis ta on ikkagi suutnud midagi saavutada. Ta saab mingisugust sõnumit inimesteni levitada. See on see, mida me tahame kunstist. Ainult jaotus pakub seda kõigi nende põhjustel meie. kallis paneel, ma siiralt ei saa aru, kuidas jaotus saab tulla see ette öelda, et kunstnikud väärivad mingit toetuste raha ja annavad seda ainult siis 75-le. Ma küsin 2 kriitilist küsimust selles kõnes. Esiteks, kummas maailmas on kunstnikutel parem, teiseks, kummas maailmas on ühiskondlikult parem, seal all on 2 punkti. Seejärel on teile 3. argumendi sest, miks projektipõhiline rahastus on iseenesest efektiivsem. Okei, räägime kunstnikutest ja kõigepealt vaatame ühte inimgruppi kunstnikute all, kes on väga märgatav, kes nad eales teile ei räägi. Need on noored kunstnikud. Nad ise ütlevad oma plaanis ja me tõestame oma argumentatsioonis, mis ükski noor kunstnik nende maailmas eales ei saa ligipääsu sellele rahastusele. Ehk siis nende olukord ei lähe eales paremaks. Neil puudub sotsiaalkindlustus ja neil puudub viis ennast tagada. Miks see on oluline? On see, et esiteks see on meie järelkasv, see on meie järgmine generatsioon ja teiseks nemad on just need, kes tulevad uute ideedega ja räägivad sellest mitmekesisust, mis nende jaoks on oluline. Nende maailmas ei lähe mitte midagi nende inimeste jaoks paremaks. Aga räägime siis ka üldistest kunstnikutest ja miks nende plaan ikka ei tööta. Esiteks, sest et need 75 inimest, kes saavad seda rahastust, sõna otseses mõttes ei katta ära seda probleemi, millest nad räägivad. Kui nad ütlevad, et kunstnikutel on vaja stabiilsust, siis need 75 on need, kellel juba on stabiilsus. Eestis on piisavalt edukaid kunstnikke, et nad saavad täielikult ära elada oma kunstirahastust ja me ütleme, et need on alati need inimesed, kes saavad selle kunstniku palga. Veel enam see süvendab ebaausust, sest et kui sa oled üks nende 75-st, on sul ka lihtsam saada projektirahastust, sest sul on kergem sellega tegeleda, nagu me esimeses kõnes püstitasime. Nad ei vastanud selle, nad võtavad veel enam ja enam ära andekatelt kunstnikutelt võimaluse saada mingit toetust enda maailmas. Me ütleme, et nad said ka valesti aru meie plaanist. Me ütleme, et riik peaks maksma kõigi kunstnikute sotsiaalkulusid, vaid selle asemel me tahame praegust maksusüsteemi muuta. Sul on vaja teenida 500 eurot kuus, et saada ravikindlustus ja kõik muud sotsiaalkulud. Me ütleme, et kui sa teed iga 3 kuu tagant projekti ja teenid selle eest 2000 eurot, siis sa saad ainult 9 kuuks praeguses maailmas sotsiaalkindlustuse. Aga tegelikult, kui jagada see 4 kuu peale ära, sa ikka saad iga kuu 500 kätte, aga sul on ka sotsiaalkindlustus. See parandab ära selle probleemi, et kuna sa on ainult mõne kuu tagant projektid, sa ei ole kindlustatud. Me ütleme, et sellel hetkel me tagame palju enamale inimgrupile tegelikult kindlustust oma maailmas, sest see võrdlus on see, et selleks hetkeks, kui sa oled piisavalt hea, et saada nagu kunstniku palka, sa oled ka piisavalt hea mingil tasandil oma teoste eest teenida kasumit ja sellel hetkel saab palju rohkem inimesi meie maailmas mingisugust ravikindlustust ja mingil tasandil kõige baasvajadusemad, kõige olulisemad asjad selleks, et nad saaksid kunstidega tegeleda, on alati meie maailmas paremini ära tehtud. Ma võin selle põhi võtta. Ma arvan, et nagu need inimesed, kes on ennast nii work up'inud, on ju kõige kasulikumad sellel palgahetkel. Nad toodavad väga palju seda kunsti, mis inimestele juba meeldib ja nad toodavad seda, arendavad seda veel edasi. Ma arvan, et selles olukorras ühiskond saab sellest kunstist kõige rohkem kasu, sest neil on lihtsalt aega pühendada luua erinevamalt ja lahedamalt ja rohkem. Aga ma ei saa aru, mis nende elus muutub, sest nad on juba täiskohalised kunstnikud, kes teenivad 2000 eurot kuus, nad juba müüvad oma teoseid mingi hea hinna eest galeriitele või eraomanikele, siis need 1700 tegelikult ei ole hull nagu muutus selle stabiilsuse loomise jaoks, mis nad ütlevad, et on nii oluline. Ma arvan, et kõik need teised kunstnikud, kes ei saa praegu kunstile oma aega pühendada, nad on mures, kas neil on
on detsembrikuus võimalik kopsupõletiku eest maksta, just nendel inimestel on seda ravikindlustust vaja. Sel hetkel ma arvan, et me kaalume nad nii skaalal kui ka sellel efektil, mis meie plaanil on, täielikult välja. Okei, aga võtame ette selle teise punkti selles väitluses. Kummas maailmas on ühiskondlikult parem? Mõtlesin, et siin on 2 punkti. Esimene on kunsti mitmekesisus, siis nad ütlevad, et see on oluline, me nõustume. Ja teiseks, kuidas see mõjutab tavainimesi. Okei, kallis paneel, ütleme teile, et projektid lihtsalt tagavad paremat kunsti mitmekesisust. Selleks on päris mitu põhjust. Esiteks, ma arvan, et sul on palju kergem rahastada mingisid niiše, kui sa teed projektis, et sa teed projekti faktuaalselt rohkem ja igaühe nagu riskifaktor on väiksem. Kui inimestele ei meeldi see projekt, see on see 1/5000 projektist ja see ei ole nii oluline. See, kui sul on kergem võtta mingisugust riski ja teha midagi uut, sest see ei ole nagu ülimalt suure negatiivse mõjuga. Sest kui sul on ainult 75 kunstnikku, sa pead olema mingil tasandil turvaline, sest sa investeerid neisse 30 000 eurot riigi raha, on ju. Teiseks, me ütleme, et on mingid sorti kunstnikud, kes eales nende maailmas ei saa kunstniku palka saada. Kui sa oled rahvariiete looja Setomaal, siis eales ei saa sulle maksta nagu 3 aastat seda palka, on ju. Aga anda sulle üks projekt on palju lihtsam. Seega me tagame palju enamatele kunstistiilidele võimaluse saada mingit rahastust ja olla päriselt ühiskondlikult esindatud. Ma arvan, et need punktid juba ainulaselt tõestavad ära, miks on meil on palju parem mitmekesisus. Aga viimaseks, see fakt, et meil on 5000 kunstiprojekti, kaalub alati nende mitmekesisus üles, et meil on rohkem kui 75 kunstistiili, kallis paneel. Meil on ainuüksi maale 20 erinevaid stiili, kuidas neid teha. Meil on skulptuure erinevaid viise, kuidas teha. Me tahame võimalikult palju stiile seda mingil tasandil kaetud ja me ütleme, et me teeme seda alati paremini enda maailmas. Aga räägime ka kiirelt tavainimesest, sest nad ütlevad, et neil juba on rahastus. 2 vastust. Esiteks, me juba mehhaniseerisime ära, miks neile arvatavasti ei ole. See on madal prioriteet sellel tasandil ja raha sinna ei ole nii efektiivne. Teiseks, kuna nad võtavad mingil tasandil seda raha ära, et kunstniku palka panna, siis sel hetkel me tõestasime ära, miks on just need kohad, mis kaotavad. Isegi kui staatuskoos kusagil on, siis nende maailmas need kaovad sealt ära. See on ülimalt problemaatiline, sest see hetk, kus nad ütlevad teile, kui oluline inimese jaoks kunst on ja ütlevad, kui palju see kellelegi panustab, siis see, et me anname seda 300 000 inimesele rohkem oma maailmas, nendele, kes elavad nendes maakohtades, me oleme selgelt juba võitluses, et A saavad kõik need praktilised kasud, aga ka B, nad saavad kunsti väärtusest aru, sellega ise kokku puutuda ja pikas plaanis rohkem nõus seda rahastama. Ehk siis meie kunstisüsteem on ka sellel tasandil efektiivsem. Kui nad ütlevad sulle, et saad lihtsalt kodus kunsti luua, siis sellele vastab kogu see Kaspari kõne osa, kus nad ütlevad, et tavainimesed enne, kui nad puutuvad kokku nende projektidega ja nende, ma ei tea, kunstitubadega, ei saa veel aru, et neile võiks kunsti teha meeldida, sest see ei ole see tavaline asi, mida sa hakkad tegema ja ainult meie tagame seda. Okei, 3. argument räägib teile, miks projektid on eoses paremad. Kallis paneel, 2 väga selget põhjust. Esiteks, kuna projektid on lühiajalisemad, need saavad palju otsesemat feedbacki iga kord, kui nad midagi teevad. Sest kui sa saad pärast 3 kuud saad vaadata statistikat, mitu inimest sellest osa võttis, kas see neile meeldis, kuidas nad sellega kokku puutisid. Ma arvan, et sellel hetkel sa saad päriselt teha projekte, mis meeldivad rahvale võimalikult palju. Kunstniku palgaga sa sepitsed 3 aastat enda toas, võib-olla mõnda projekti näitab, võib-olla mõnda mitte, ja sa tegelikult saad palju aeglasemat feedbacki ja ei saa ealest tagada, et sa lood midagi, mis rahvale meeldib. Aga siin on ka teine tasand mehhanismi, mis on see fakt, et projektid võistlevad teineteisega, kallis paneel. Sina tahad saada rahastust ja keegi teine tahab saada rahastust. Mis tähendab, et te mõlemad proovite luua midagi võimalikult head, mis rahvale võimalikult palju nagu mingit elamust pakuks, selle nimel, et saada võimalikult palju seda rahastust. Sellel hetkel on meil ainulaadne konkurentsisüsteem, kus me tagame mingit sisemist nagu konkurentsi. Nende maailmas seda ei ole, sest sel hetkel, kui sa saad selle kunstnikupalga kätte, sul on järgmised 3 aastat ülirahulik, sa ei pea mitte midagi tegema, sest sul on garanteeritud. Ma arvan, et selle mõju ongi väga selge. Nende maailmas mingil tasandil on alati halvem kunst või motivatsioon kunsti proovida paremini rahva jaoks teha ja meie maailmas on iseenesest süsteemi sisse ehitatud soov teha seda kõike võimalikult hästi. Kallis paneel kõigil nendel põhjustel, kuna meie skaala on nii palju suurem, ma arvan, et selle väitluse keskmisele neksusele saame pihta meie.
lugupeetud kohtunikud, kaasväitlejad ja kuulajad, ma arvan, et kunsti väärtus ühiskonnas on suuresti sõltuv sellest, et meil on inimesed, kes on pühendunud kunstile. Nad on pühendunud kunsti loomisele, aga nende elu defineerib kunst. See tähendab seda, et nad tahavad seda rohkemateni viia. See tähendab seda, et nad tahavad selles rohkemaid harida. See tähendab seda, et nad tahavad seda viia kohtadesse, kus ta varem ei olnud, sellepärast et see on neile kõige olulisem. Ja ma arvan, et see kõik on eksklusiivne palgale. Ma arvan, et meil on Eesti ühiskonnas need kunstnikud, kelle kõige suurem probleem on see, et nad ei saa palka. Miks on nende jaoks probleem? Sest et nende missiooni täitmine nõuab palka. Ma arvan, et nad saavad luua paremat loomingut, mis kõnetab rohkemaid inimesi ja pakub läbi kunsti ühiskonnale suuremat väärtust. Aga ühtlasi ma arvan, et need on need inimesed, kes laiendavad seda ühiskondlikku väärtust ka kaugemale, millega eitus mitte kunagi ei tegele. Me räägime esimesest Clashist, kes saavad seda palka ja miks sellel on kõige suurem ühiskondlik kasu. Ma arvan, et seda palka saavad ju alati kunstnikud, kes on juba suutnud endast kuidagi tõestada. Mida see tähendab, et nad on suutnud kuidagi tõestada? See tähendab seda, et nende kunst meeldib inimestele. See tähendab seda, et nende kunst kõnetab inimesi. Ma arvan, et Eesti ühiskonnas kunstiturg ei ole sellel tasemel, kus see elatab ühtegi kunstnikku ära, eriti sellises olukorras, kus sellel kunstnikul on tohutult palju, mida luua, tohutult palju lahedaid loomingulisi asju, mida teha, aga ta ei saa seda teha, sellepärast et tal ei ole mitte mingisugust stabiilsust. Ma arvan, et see stabiilsus on see, mida me pakume ja läbi mille me saame need kasud, kuna meil luuakse kuna need inimesed, kes päriselt oskavad ja kes Eesti ühiskonda kõnetavad, saavad luua rohkem ja katsetada rohkem, arendada oma stiili põnevamaks ja nii edasi. Ja. Eestis on 10 000 vabakustelist kunstnikku, kes tahavad mingil viisil kunsti kuhugi enamale viia. Miks 9925 nendest ei vääri mitte mingit toetussüsteemi selles riigis? Me ei ütle, et nad ei vääri mitte mingisugust toetussüsteemi, küll aga me ütleme, et kui me rahastame riigi põhjal midagi, siis me peame seda rahastama viisil, mis toob kõige suuremat kasu ja ma ütlen, et kõige suuremat kasu toovad need kunstnikud, kes on tõestanud, et nad meeldivad Eesti ühiskonnale. Me ütleme, et need ülejäänud on alati oodatud kunsti looma ja me saame neile ka mingisugust toetust pakkuda. Ma arvan, et me ütleme lihtsalt, et nad võivad käia samal ajal tööl või leida mingisugused muud lahendused. Ma arvan, et riik peab keskenduma sellele, mis pakub Eesti kunstitarbijale kõige rohkem kasu. Räägime sellest mitmekesisusest ja kvaliteetsest kunstist. Ma arvan, et eitus ei too meile mitte ühtegi mehhanismi, kuidas see püsib või kuidas see tekib. Ma arvan, et vahemikus 1991 kuni 2016 oli Eesti kunstis väga keeruline aeg ja Eesti kunstnikel väga keeruline aeg ja ma arvan, et see kajastus ka selles loomingus. Ma arvan, et see põhjus selles oli see, et need loovisikud, kes olid nagu andekad ja kes oleksid saanud luua väga hästi, ei saanud seda rahastust. Meil olid mõned tegijad, kelle nagu mingisugune nimi oli jäänud sellest ajast, kui nad Nõukogude said väga suurt toetust. Ma arvan, et nagu me peame seda pakkuma ka praegu meie Eestis, kus me tahame, et meie kultuur areneks, säiliks ja tekiks, on ju. Siinkohal? Ei. Ma arvan, et kõik kunstikasvud, mida ei ole ümber lükatud, mis tekivad ja mida me oleme tõestanud, tulevad läbi selle, et meil on inimesed, kes on sellele pühendunud, meil on inimesed, kes on tõestanud, et nad seda oskavad ja kes tahavad seda pakkuda. Ma arvan, et need kajastavad väga mitmekesiseid probleeme, mis kõnetavad väga mitmekesiselt. Ja ma arvan, et need kajastavad seda rohkem, mida rohkem meil on neid palgal ja sellepärast me peame seda laiendama. Ma arvan, et need probleemid, mis kõnetavad, on iga kunstniku jaoks erinevad ja need ei pruugi olla need, mis on tema jaoks. Ma arvan, et Loola tõi teile juba väga palju näiteid, võime tuua veel nagu näiteid kunstnikest, kes ongi mingisugusest vähemusgrupist, kes tegelevadki nende probleemidega nagu ala Darja Popolitova, kes tegelebki teisekeelsete nagu inimestega Eesti Vabariigis ja ma arvan, et need on need probleemid, me peab kajastama läbi kvaliteetse kunsti, kuna siis see jõuab inimesteni, siis inimesed lähevad seda tarbima, inimesed saavad sellest mingisugust kasu, inimesed näevad neid probleeme ja tahavad neid viia inimesteni. Me oleme toonud ka teile selle kättesaadavuse punkti, kuidas see jõuab inimesteni, miks kunstnikul on alati incentive enda kunsti näidata ja veel rohkem meie maailmas teha seda võimalikult hästi. Ja lisaks ma arvan, et me saame unikaalselt selle nagu aktuaalsuse ja selle, kuidas neid probleeme, mis meie ühiskonnas on, kasutame ära kunsti, et lahendada neid. Me kasutame ära kunsti, et tekitada nendes küsimustes mingisugust diskussiooni. Jah. Palk on lukustatud 3 aastat, mis tähendab, et sa pead, ma ei tea, tegema oma valiku ära ja siis leppida sellega. Projektil on paindlikud ajapiirad, mis võib olla 3 kuud, 3 päeva, 3 aastat. Meil on alati rohkem aktuaalsust. Sure, aga ma arvan, et sellepärast me annamegi neid nendele, kes on nii loominguliselt pädevad, et neil on selle 3 aastaga tohutult palju teha. Neil on sellest 3 aastast tohutult palju kasu saada ja selle 3 aastaga tohutult palju luua. Ühtlasi ma arvan, et 3 aastat annab sellele kunstnikule ju hullult palju, sest see annab talle mingisuguse võimaluse võimalikult palju luua, endale mingisugust platvormi juba ette luua. Pärast seda, kui ta enam ei saa palka, leida mingisuguseid viise, võib-olla mingisuguse erainvestori, aga võib-olla ka mingi lepingu, mingi galeriiga tänu sellele, et tal on võimalus ennast veel rohkem tõestada ja näidata, et ta oskab. Räägime sellest, miks eituse plaan on väga ebaefektiivne ja ei saavuta mitte midagi. Nad räägivad meile regionaalsetest töötubadest ja kättesaadavusest, aga nad ei räägi meile, kuidas neid läbi viiakse, kes neid läbi viib ja mis selle kasu on. Ma arvan, et need, kes seda läbi viivad, on alati need palgalised. See on samasugune näide kunstnikust Timo Toots, kes teebki üsna sarnast asja Otepää lähistel ja ma arvan, et need on need palgalised, kes on pühendanud ennast kunstile ja kes nüüd saavad nagu võimalikult palju seda kasu maksimeerida tänu sellele, et neil on see nagu stabiilsus ja vabadus seda teha. Ma arvan, et nad saavad seda teha ka ilma, aga ma arvan, et nad saavad seda teha alati rohkem ja tuua seda kasu alati rohkem, kui nad saavad palka. Ma arvan, et nagu me saame need paremat kunsti ja kõik need kasud, millest räägib eitus, on ju.
me ütleme, et nagu ilma nagu nende inimesteta, kes on kunstile pühendunud, kes on selles andekad ja kes strive'ivad millegi poole tänu sellele ambitsioonile saada palka, meil ei ole ühtegi nendest asjadest, mis Eitus räägib, kuna Eesti kunsti laiemalt ei panusta mitte keegi nii palju, sest et see ei ole miski, millesse sa tahad ennast pühendada, sellepärast et sa ei saa palka, taaskord punkt, mida ei ole ümber lükatud. Ma arvan, et palk on miski, mida on ühiskonnas väga vaja. Ühtlasi ka meie printsiip sellest, kuidas me peame maksma inimestele palka, kuidas selleks, et Eesti ühiskonnas püsida, sa pead maksma palka. Me ütleme, et kui meil on need tipud, kes toovad nii tohutult suurt ühiskondlikku kasu, et neile saab maksta palka selle eest ja see on printsipiaalselt hea, siis ma arvan, et me peaksime seda tegema vähemalt sellele grupile, kes seal on ja kellele saab seda teha. Ja siis räägitakse efektiivsusel meile konkurentsist ja kontrollist, aga sellest punktist me ei saa absoluutselt aru, kuna ma arvan, et meie süsteem kontrollib ennast ise. Ma arvan, et loovisikud, kes on suutnud tõestada, et nad on väga loomingulised aktiivsed ja väga nagu kõnetava kunstiloojad ei taha seda 3 aastat selleks, et niisama istuda või mitte midagi teha. Ma arvan, et nad tahavad seda selleks, et nad saaksid anda kõige suurema panuse Eesti ühiskonda, kasutada ära oma annet kõige rohkem, kasutada ära seda aega, et luua nii hästi kui võimalik. Ja ma arvan, et selles olukorras me benefitime sellest tohutult palju, sellepärast, et me ei peagi neid kontrollima. Meil on üsna kindel garantii, et kui ta on sellele palgale kandideerinud ja selle saanud, sest et ta on see tipp, siis ta loob ja loob seda hästi. Ma arvan, et meil on süsteem, kus kontrolli pole vaja ja ma arvan, et nagu Eituse plaan ei taga meile ühtegi nagu laiemat ühiskondlikku kasu. Ma arvan, et me oleme anyway ära tõestanud teile, kuidas meie maailmas inimesed saavad igal juhul kasu sellest kunstist, mida luuakse tänu sellele palgale, mida luuakse alt rohkem ja paremini. Ma arvan, et Eitus ei räägi teile, millised on need kasud, mis tulevad sellest, et näevad mingisugused 20 inimest, mingisugust lahedat maali ja neile pakub see unikaalset samastumist, samas kui see kvaliteetne kunst, mida saab meie maailmas toota rohkem, pakub palju rohkematele elamust, kogemust, häid emotsioone ja nii edasi. Ma arvan, et me kaalume üle ka skaalal, nagu nad tahavad öelda. Aitäh! Suva. Paneel jaotus peab tegema selgema probleemi püstituse selles väitluses. Kunstnikud nagu Viiralt, Laikmaa, Adamson, Mägi ja Raud said ilma kunstniku palgata hakkama. Nad lõid kõige mõjukamad tippkunsti teosed Eestile, ilma et ma oleks pidanud pakkuma neile neid sotsiaalkindlustusi, ilma et ma oleks pidanud pakkuma neile 1700 bruto. Järeldus on see, et mingil määral kunstnik on, aga tarbimisega on suuremad probleemid. Valgamaal muuseumi külastused aasta kohta on 0,49, Raplas 0,30, kuigi keskmine on 1,79. Meie ütleme, et see probleem tuleneb sellest, et riik ei ole suutnud pakkuda õiget infrastruktuuri, kus kunstnik saaks tegeleda, kus tarbi saaks tarbida ning me ütleme, et see on episteemiline probleem selles väitluses. 2 küsimust minu kõnes. 1. Kas me eelistame, kollektiivset hüve projektide näol või individuaalset kasu kunstnikule? 2. Kummas maailmas on parem ühiskond? Räägime kollektiivsest hüvest. Jaotuse peamine lüke selles väitluses on öelda, et me peame hoolima kunstnikust. Aga ma ei saa aru, miks staatus quo's me ei hooli juba kunstnikust. 35% kunstnikuliidu inimestest on üle 68-aastased inimesed. Me ütleme, nad on eluga suhteliselt hästi toime tulnud, nad ei ole statti ära toonud, toovad mingi inimestest näiteid välja, see ei ole, kuidas väitlus käib. Teiseks, Eestis on hõivatud 5,1% rahvas kultuurilises valdkonnas. Nad leiavad töökohti, nad leiavad mingit sorti asjadega, millega tegeleda. See on 2% üle Euroopa Liidu keskmise. Nad ei ole kunagi seda ära tõesta, miks see peaks probleem olema. Järeldus on see, et Eestis on võimalikult palju nagu töökohti kunstnikele pakutud, me saaks neid rohkem pakkuda, aga ma ei saa aru, miks palk on see unikaalne kasu, mida me peame andma. Me ütleme, et kunst peab olema avalik hüve, mis tähendab, et me peame rohkem hoolima tarbijatest, sest neil on vähem võimalusi selle jaoks.
siit tuleb sisse eituse võrdlus. Inimesed saavad osa võtta avalikust hüvest nagu töötoad ja festivalid. 60% inimestest või 60% Eesti koolinoortest osaleb koorilaulus, 80% Ida-Virus, 78% Lääne-Virus. Need töötoad on avalikud, need on tihti odavad kui mitte tasuta, kuna riik rahastab neid suurel määral. Läbi selle inimesed saavad kohale minna, rääkida oma sõpradega, eneseväljundiga tegeleda ja lihtsalt oma emotsioone kajastada. See on see lohutus pärast pikka koolipäeva, mis õigustab seda, et ma ärkan järgmine päev üles. Need on ülimalt tähtsad asjad inimestele. Need on hobid. Me ütleme, et sellel hetkel, kui sa hakkad rahastama individuaalseid kunstnikke, sa võtad raha sealt suure tõenäosusega ära. Nende huviringide hinnad tõusevad, paljud peavad kinni panema. Me ütleme, see on ülisuur probleem keskmisele inimesele. Ja põhjus, miks me hoolime sellest, on see, et see loob väga suuri hüvisi rohkematele inimestele. See on skaalas palju suurem mõju, millest me saaks rääkida. Me võrdleme 75 kunstnikku iga inimese vastu, kes saab osa võtta projektist. Aga vaatame seda individuaalset kunstnikku. Küll ta on baaseeldus kunsti loomisele, aga inimesed tulevad mingil määral toime. Me ütleme, et nad laiendavad seda väga vähestele inimestele, siis kui me saaksime tegelikult laiendada seda rohkematele. Kaspar toob välja, kuidas see läheb privilegeeritud inimestele, sest neil on suuremad portfooliod. Nende töömaht on parem, nende nimi on tuntum. Tihtipeale need on inimesed, kes saavad rahvusvaheliselt ennast paremini tunnustada, kellel on juba head projektid ja kes saavad muuseumitesse minna oma töödega. Sellel hetkel ainult tippkunst õitseb, aga keskmine inimene ei saa mitte kunagi pildile tulla, sest on suur plokk kunstnik ees, kellel on rohkem võimeid, kellel on lihtsalt rohkem raha, et tegeleda. See tekitab selle elitaarse olukorra, kus keskmine mitte kunagi ei soovi hakata selles valdkondas toime tulema, sest on suur plokk ees. See lävend, et siseneda kunstiga tegelemisele on palju suurem. Räägime ka raha tõhususest. Me ütleme, et see on nende laua poolel palju suurema tõenäosusega raisatud. Nad rahastavad väga pikki loomeperioode, rahastavad eksperimenteerimist. Halloo, ma ei saa aru, miks eksperimenteerimine on hea, kui sa pead väga palju töösi ära viskma, kui sa proovime uuesti, su töömaht on väike. Nad ei saa valida seda trade-offi, et kas me teeme väga palju töid või me eksperimenteerime väga palju. Need on otseselt vastuolus ja sellepärast ma ei saa aru, mis nende tegelikult siht selles väitluses on. Terve selle clashi järeldus on see. Suur avalik hüve kaalub alati üle mingit sorti kasu individuaalsele kunstnikele. Neid on skaalas vähem ja nad ei vaja seda nii palju ja nad suunavad raha valedesse kohtadesse. Enne teist clashi, jah. Millist kasu toob see keskmine loov inimene, kellel ei ole nii tohutult palju andeid selle ühe projektiga, samal ajal kui see kunstnik, kes saab seda 3 aastast palka, saaks tuua tohutut kasu kõikide oma teostega, mis inimestele juba meeldivad? No see inimene saab ise võtta osa kunstis. Ma arvan, et teoste vaatamine on täpselt sama hea kui teoste tegemine. Ma arvan, et sellel ajal see on wash, ma ei saa aru, mida see poeg pidi tegema. Räägime ühiskonnast. Loola räägib oma 3. argumendist tasuta mingi näitust lihtsalt tarbimistest. Paneel, see on täiesti sarnane meie maailmas. Ma ei saa aru, miks projektid ei saaks olla tehtud sarnaste eesmärkidega. Ma ei saa aru, mis on kunstnike roll selles. Me ütleme, riigid saavad teha analoogseid hankeid, et teha mingit tänavakunsti. Me ütleme, et selle kasu meie maailmas on aeg ja paindlikkus, kus me ei lukusta ühte inimest ära 3 aastaks, vaid me saame teha otsuseid mingi nädala basis. See on ülimalt tähtis, sest me saime lihtsamini trendidega kaasas käia. Kui uus kunstivool tuleb, me ei pea ootama 3 aastat, et saada uusi, ma ei tea, kandidaate, me ei pea ootama uut PK lendu, me saame lihtsalt tegeleda sellega. Projektid on ajaliselt paindlikumad, mis tähendab, et nad pakuvad ka rohkem võimalusi. Neid on skaalas rohkem, mis tähendab, et keskmine inimene saab sellest kinni haarata. Seal ta võib eksperimenteerida, sest eksisteerivad tuhandeid projekte ja me näeme, et sul ei ole seda lukustatud süsteemi. Räägime sellest ebavõrdsusest. Me ütleme, et kunsti tarbimine peab olema ühtne. Me peame looma mingit sorti infrastruktuuri, millest iga inimene saab kaasa haarata. Ja Kaspar räägib sellest väga hästi, aga nad mitte kordagi ei vasta sellele. Pange tähele, projektide kallal töötab palju inimesi, nii nagu ka Richard mainib. Läbi nende töökohtade kunstnikuna, ma ei tea, videotehnikuks, mingit sorti kuraatoriks, kunstnikuõpetajaks, läheb sinna töötuppa õpetama maalimist, ta läheb helitehnikuks. Läbi selle noorem saab lihtsamini ületada selle kunstivaldkonna lävendi, saab lihtsamini selle töökoha ja ta saab võimalus ennast tõestada. Sellel hetkel, ma ei tea, visuaaltehnik saab minna hiljem režissööriks, hiljem kunstnikuks, hiljem mingi kultuuriministriks. Need on need hierarhiad, mida me loome, need on need hierarhiad, mida nemad mitte kunagi loe. Neil on üks staatiline amet, meil on väga mitu ametit, kus inimesed saavad osa võtta. Järeldus on see, rohkem inimesi saab võimalusi ennast näidata, võimalusi ennast tõestada ja projektidest osa võtta. Sest projektid hoomavad endast nii tarbijaid kui ka kunstnikke. Me taotleme seda, et tööhõive kvaliteet kunstivaldkonnas on parem. See loob rohkem selle demokraatlikku olukorda, kui ta oleks Richard analüüsile vastanud, ma arvan, et see oleks clashinud natukene paremini. Kõikidel nendel põhjustel, sest eitus hoolib keskmisest tarbijast, eitus hoolib jätkusuutlikkusest, eitus hoolib paindlikkusest, me võidame selle väitluse.
kallis paneel, ma ei ole päris kindel, millega saab veel jaotus seda väitlust võita. Ma vaatan läbi, miks nende argumendid iseenesest ei toimi ja miks nad räägivad endale vastu. Nende esimene punkt räägib kunstnikutest ja nad ütlevad, et on eeldus, et sul on vaja mingisugust stabiilsust, et luua tõeliselt head kunsti ja see, et me anname seda 75 kunstnikule, on parem kui mitte midagi, on ju. Kallis paneel, sellel hetkel, kus nad tunnistavad, et see läheb kõige edukamatele ja rikkamatele ja ütlevad ainsa põhjusena, et aga nad väärivad seda rohkem, nad juba kaotavad kõik oma positiivsed mõjud, sest et nad ei tõesta ära, mis selle 1700 euro vahena nendel inimestel on, kes on juba edukad kunstnikud. Neil on see stabiilsus juba. Neil on juba mingil tasandil tagatud ja nad saavad oma kunsti täies mahus luua, sest keegi tahab seda kunsti alati osta ja nad on piisavalt tuntud selle jaoks. Eksisteerivad täiskohaga kunstnikud. See-eest, kui me tuleme ja ütleme, et on hunnikute viisi kunstnikud, kes seda sama asja ei saa, on hunnikute viisi kunstnikud 9900, kes väärivad seda ka, sest nad ka panustavad meie kultuuriruumi. Kultuur ei ole loodud 75 kunstniku poolt, vaid tuhandete poolt. Siis sellel hetkel oleme ainult meie need, kes tagavad neile mingisuguse baas heaolu. Sest ütleme nii, et kui sa ei saa tegelikult tagada, et sul on selleks talveks ravikindlustus, sa arvatavasti ei taha kunstiga tegeleda. See on see hetk, kus me ütleme, et nad on eriti stressis, kus nad ei saa üldse kunstile pühendada oma aega, sest nad peavad mõtlema 1000 teisele asjale. Me võtame kõige baasprobleemi neilt ära. Nende baashüved on kaetud meie maailmas ja ainult meie maailmas. See on see kõige kriitilisem skaala, mida me alati tagame. Aga vaatame väljaspool kunstnikuid ka. See nad ise räägivad teile ülipalju mitmekesisust ja see-eest terve Anni kõne jooksul ei anna ühtegi vastust tervele meie analüüsile selle kohta, kuidas me tagame suuremat skaalat läbi projekte, see me saame rohkem hoomata, meie riskilävendid on alati madalamad. Üks projekt võib metsa minna. Me võime anda projekti kellelegi, kes me teame, et ei loo kunsti, mis on üli populaarne, aga on mingile grupile inimestest oluline ja mingil tasandil eriline. Me saame palju paremini tagada kultuurilist mitmekesisust, sest need potentsiaalsed riskid, mis seal tulevad, on väiksemad. Nagu ma ütlesin, Seto rahvariided on ka väärt midagi, aga me ei hakka ühele kunstnikule maksma sellest nagu 3 aastat palka, seepärast, et selle positiivne lävend ei ole piisavalt suur ühiskonnale. Sest maksta talle ühe korra 2000 mingi projektist on päris normaalne tolles olukorras, on ju. Ja viimaseks, kogu meie 3. argument jääb vastamata. Kui me nõustume, et kunst on ülimalt väärtuslik, siis see, et meil on projektid, mis pöövad võimalikult mitme inimeseni jõuda ja seda võimalikult heal viisil jõuda. Me ütleme, et nad ei saa ju ka meid kaaluda välja tavainimese heaolu selles, kuidas nad tarbivad kunsti. Seepärast, et me viime seda enamat inimestele, me viime seda alati paremal viisil. Nad ei ole teile tegelikult tõestanud, miks keskmine kunstnik, kes on kunstniku palgal, tahab jagada kunsti hullult palju ringi, välja arvatud selle, et nad ütlevad, aga talle meeldib kunstiruumi arendada. Me ütleme, et meie kunstnikutele ju meeldib täpselt samamoodi seda arendada, sest need on samad kunstnikud mõlemas maailmas. Selle vahega, et meie maailmas sul on ka seda kergem teha ja sa saad seda suuremal skaalal teha, sest sul on sisse ehitatud süsteem, kus seda teha ning sa saad otsest feedbacki, kuidas seda paremini teha. Ma arvan, kui sa kunstniku palga, sa ei saa konstantselt seda tagasisidet, mis selles kohas läks valesti või mis selles kohas läks valesti, sest et sa vihkad pooled oma tööd ära, on ju. Aga meie maailmas sa teed kindlaid projekte, see viib kindla lõpptulemuseni ja see kindlalt jõuab kellegi kätesse, et nad näevad seda ja ütlevad sulle, mulle ei meeldi see või see tegi mu elu palju paremaks. Nad ei lükka ümber meie analüüse maailma kohta, nad ei lükka ümber seda konteksti, milles see väitlus toimib ja igal võrdlusel, olgu see kunstniku heaolu, rahva heaolu või kultuurilise mitmekesisus heaolu, me tõestame, miks meie projektid on alati efektiivsemad. Kõigi nendel põhjustel nii uhke seista eituses. See oli hea point, mul osa. Osma poole. Aga kõige viimane minut on ära kustunud, mis tähendab, et aeg kõige viimaseks kõneks, mille teeb Paul Noa.
kallid kuulajad, ma arvan, et eitus kaotas selle väitluse see hetk, kui nad tegelikult ei vasta meie printsiibile, mis jätkuvalt püsib. See hetk, kui nad tegelikult ei tõesta ära, et kunstniku olemine ja kunsti loomine ei ole töö. See hetk, kui nad ei tõesta ära seda, et meil on mingisugune alternatiivne tööandja kunstnikuta. Küll aga selleks, et ma saaks midagi siin 3 minutit teha, räägime siis sellest väitlusest ja miks me oleme ka teised punktid võitnud. Pange tähele, kuidas Eestis on praegu üks kunstnik, kes suudab ennast ära elatada puhtalt enda kunsti pealt. Ma arvan, et seda eliitsatsi, kellest nad räägivad, ei eksisteeri. Neid ei ole. Isegi siis, kui nad on sinna tippu jõudnud, sellepärast, et nad on tohutult palju pingutanud, siis nad ei ela väga heas seisus. Nad ei saa nii palju oma kunsti luua, kui nad potentsiaalselt võiksid teha ja ma arvan, et me jätkuvalt peaksime neid toetama. Seega, miks on see okei, et me worst case toetame mingisugust eliitgruppi? Ma arvan, et seda 2 põhjusel. Esiteks, sellepärast nad on juba praegu mingisugused väga meeldivad kunstnikud ühiskonnale. See tähendab seda, et juba praeguses maailmas keegi saab midagi nende teostest. Kui me maksimeerime seda võimalust, et nad saavad nii palju kui võimalik enda kunsti luua, nii heas keskkonnas kui üldse võimalik, nii et nad ei pea muretsema selle pärast, kuidas, ma ei tea, ennast ära toita, siis nad saavad ju veel rohkem ja veel paremini seda kunsti luua sellele satsile, kellele nad juba peale lähevad. Ehk siis keskmine inimene on juba võitnud. Küll aga teiseks, me näeme, et neil on need oskused, mis on väga vajalikud selleks, et kvaliteetse kunsti luua ka olemas. Ehk siis me tegelikult kasutame seda raha väga efektiivselt, sest me suuname selle kohta, kus me teame, et meil tuleb hea tulemus. Ja ma arvan, et see on väga okei viis, kuidas raha ära kasutada. Sa ju tahad head tulemust, mitte lihtsalt seda, et võib-olla kõigil on võrdsed halvad võimalused. Okei, aga räägime siis sellest, mida tegelikult kunst saab pakkuda ühiskonnale. Ma arvan, et see saab pakkuda 2 asja. Esiteks diskussiooni. Siin tuleb mängu aktuaalne kunst ja sellepärast ma arvangi, et see on väga problemaatiline, et eitus ei vastanud sellele. Me rääkisime teile sellest, kuidas sul on vaja stabiilset keskkonda, sissetulekut ja aega, et luua aktuaalset kunsti on the spot. Juhul, kui see puudub ja sa pead projekti taotlema ja leidma aja, et selle üldse kirjutada, siis see kunst ei jõua ühiskonda õigel ajal. Ehk nende kunstil on juba vähem impacti. Teiseks, ma arvan, et kunst võib pakkuda samastumist. Sellepärast meil ongi vaja mingisuguseid mitmekesiseid ja kvaliteetseid kunstnikke, sellepärast, et kunstil see on ka väga tähtis kvaliteet. Sa pead oskama mingisuguseid emotsioone inimesteni edastada. Kui sa ei tee seda efektiivselt, siis vahet ei ole, kui mitmekesine su kunst on eituse maailmas. Kui see ei jõua päriselt inimesteni, kui see mõte ei jõua inimesteni, siis nad ei saavuta neid mõjusi, nad ei saavuta päriselt seda, mida kunst saab pakkuda. Seega, ma arvan, et veel enam, miks me kasutame seda raha tohutult efektiivselt ja heitus mitte, on sellepärast, et nad peavad ära tõestama, miks kunstnikud ei ole nagu motiveeritud looma midagi selle terve 3 aasta jooksul, midagi head looma selle terve 3 aasta jooksul ja teiseks nad oleks pidanud ära tõestama, miks neil on kuidagi parem see seis, miks neil saavad need samad kunstnikud veel rohkem areneda ja veel kvaliteetsema kunsti pakkuda, veel rohkem enda oskusi arendada. Ma arvan, et see on sama analüüs kehtib igale erinevale erialale. Sa pead harjutama väitmist selleks, et lõpuks jõuda finaali. Muidu see niisama ei seisaks siin. Nende ainus eksklusiivne kasu on see, et inimesed loovad kunsti. Me ütleme, et Bianca joonistas siin lillekesi, ma arvan, et saad seda ükskõik millal teha. Kõigi nendel põhjustel jaatus.